Alapoolest tuleb see uus traad panna või lasta. Vaata, seda on lühitsema. Seda saab ka natuke võib-olla alapoole lasta. No nüüd ei tohiks enamast ära mõelda. Võib-olla poleks ka hullu, kui need kõik oleksid papi peal nagu ühteviisi. Aga siis peab sebima seda neid kinnitusi. Aga mul ei ole kinnitusi, siis ma pean neid juurde tooma. Need ma olen saanud sealt teleprindist. Et saada suureks, peab olema väike. Et oleks elu, peab paistma päike. Et oleks õnne, peab olema sõber, kes hoiab sind ja abiks on kõiges. Nii kirjutasin ma aastal 1970 oma klassi salmikusse luuleread ja ei kujutanudki ette, et need saadavadki mind kogu elu. Olen pärit Pärnumaalt, Rannametsa külast. Kasvasin keset loodust ja kui ma siin enne ütlesin, et on sõber, siis minu kõige parem sõber ongi olnud loodus. Mulle on meeldinud puud ja põõsad. Ma pidin lapsena looduses olles ka alati ohtudega arvestama, sest kui inimene ei taju seda, mis ta ümber on õigesti, siis võib sõbrast ka vaenlane saada. Olen erialalt eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Looduses käimine ja pildistamine sai mulle võimalikuks küllalt hilja. Kui olin laps, siis vaatasin alati vaimustusega kõik enda ümber, püüdsin joonistada, aga see nii hästi välja ei tulnud. Ja meie aja laste unistus oli saada endale oma teenitud raha eest fotoaparaat ja jalgratas. Ma ei saanud kummatki raha kulus muule vajalikule ja mu oma lapsed kinkisid mulle fotoaparaadi ja sealt maalt olen ma saanud jäädvustada seda, mis mulle tundub olevat sellel hetkel ilus. Koos nende looduselamustega tekivad mul ka luuleread. Kui nad on meeles, kui ma koju jõuan, siis ma panen nad kirja. Ma olen mõelnud nii, et kui need looduses nähtud hetked rõõmustavad mind, siis ma saan seda ka teistega jagada. Põhiliselt olen ma jaganud Facebookis oma fotosid ja ka luuleridu. Et mul on seal sõbrad, kes selle üle rõõmustavad, mida nad vaatavad ja väga mitmed minu sõbrad on ka need, kes kas näevad väga vähe või ei näe üldse. Nendele ma kirjutan siis oma fotode kõrvale ka selgitused, mis mu piltidel on, et nad kõigest õigesti aru saaksid. Erilised hetked looduses on need, kui ma näen, et loomad ja linnud ei karda mind, tulevad mulle lähedale ja lasevad ennast jäädvustada. Ja ma rääkisin sulle, kuidas ma jooksin bussi pealt, et väikesesse loojangut pildistada ja siis ma ei saanud peale, sest puud olid aia sees ja siis ma jooksin ümber aia ja üle silla ja teisele poole Eimamaale, siis oligi väikese loojang pildi peal. Aga need jäljed on kelle omad siis? Koerte rada, siis koerad olid vabapidamisel ja läksid niimoodi üle lume sealt. Ja see on sinu maja taga või? See on meie maja lähedal põld teisel pool jõge. See oli niisugune, kui see on nüüd tehtud spetsiaalselt, mindud kohe midagi tegema, teised on juhused. Ja see on su naabermaja? Ja see on Tükikarja mõis. Ja siin on siis see, kui oli hästi palju lund, külade ees maspäeva hommikul, kõrgete angedega.